Mis muljed täna on peale seda ekskursiooni? 5-6 aastat tagasi ühel mingil kursuse käigul olen ma siin käinud, siis oli, kui ma eksi, oli piiskop Märt Vähi siin, kes ekskursiooni juhtis, täna tegi sama sammuti. Aga täna saabusin siis tegelikult 2 piiskopi kutsel, et piiskop Märt Vähi ja piiskop Alu Rõunpuu olid need, kellele ma tegelikult mainisin, et võttes enam kui aasta tagasi vastu ametikoha vanglate peakaplanina, et tuleks üle vaadata veel kord seda meie taasühiskonnastamise edulugu, mida suurt sümbolit kannab ju tegelikult Lootuse küla. Nii et ma pean kinnitama, et oma julgemates lootustes või ootustes ma ei julgenud küll näha seda, milline see maailm on muutunud siin. Piiskop Märt tegi meile ülevaate siin, kuidas on läinud, siis jah, minu mälupildis oli see oluliselt väiksema. Viimati, kui mina käisin, siis ei ole mina näinud seda ilusat kasvatust, mis seal kasvuhoones oli ja muidugi naistemajad, mis on valmis saanud, et siin mõned platsid on jälle puhtaks lükatud, et mets seest ära ja vaatan, et uued hooned, suured kirikuhooned, multifunktsionaalsed hooned on plaanis ehitada. Nii et võib öelda, et siin on päris palju juhtunud. Kuidas saaks Lootuse küla täita suuremal moel vajadusi, mis on kirikul ootus Lootuse küla suhtes? No ma võiks ju öelda, et tegelikult te juba täidate. Et kui te samas hoos jätkate, siis oleks imetore. Et siit Lootuse külast on ju välja kasvanud väga mitmed töötegijad, kes täna EKNK-s tegutsevad, kas siis pastoritena või abilistena. Et kui see formaat jätkub, siis ma oleks päris õnnelik. Kuidas te näete, et Lootuse küla mõjutab täna Eesti ühiskonda? Ma arvan, et iga endine kinnipeetav, iga inimene, kes on saanud karistuse ja kui ta on sealt võimeline tegema oma õppetunnid, ehk nii nagu kristlik kasvatus ja moraal ütleb, et sul kõigepealt peab olema tunnistus, sa pead tunnistama kas oma pattu või süütegu. Sul peab olema kahetsus sellest, et sa oled seda teinud ja kui on meeleparandus, siis kindlasti on ka lunastus. Ja ühiskonna puhul on täpselt samuti, et kui sa oled eksinud, aga sa oled oma karistuse kandnud, siis ma arvan, meie jaoks on kõige tähtsam ikkagi ühiskonnale tagasi toodud inimene. Inimene, kes on juba ühiskonnas samaväärselt, kui ta oli enne, kui ta on eksinud peale karistust, siis ta tuleb tagasi ja ta saab anda oma panuse ühiskondale tagasi. Tuua tagasi inimene sellelt eksinult rajalt ja tuua ta tagasi ühiskonna liikmeks, võrdväärseks partneriks. See on parim, mida me teha saame.